Tere õhtust! Te vaatate Defeat'i meie virtuaalkontserti ja kohe-kohe lähme lavale. Enne seda vaatame ehk üle, kuidas see asi siin täna kokku pandi. Me vaatame. Tervist, Ivo! Oleme siin Valga Rockiklubi stuudiost, räägi meile, kuidas tänane õhtu siin siis toimub. Jah, nagu sa ütlesid, oleme stuudios ja ma ei tea, kui sa oled televaatajatele juba rääkinud, et oleme Valga Rockiklubis, siis on kõik hästi. See on nüüd see koht, kus see livestreami heli nagu kokku miksitakse, segatakse ja kantakse teile otse publikule koju kätte, eks ju. Et kõik see heli tuleb otse, ei ole mingit salvestust ja peaks kõlama nii nagu päris. Ja pilt on ka loomulikult otse. Just. Kui nüüd ajaloost rääkida, Rockiklubi sündis 2002 ja samal kohe Rockiklubi sünni järgselt hakkasime ka seda stuudiot siin ehitama. Et kurat, see on ikka... Kuidas, miks sa hakkas stuudiot tegema üldse, et mis teid nagu ajendas seda tegema? Kuna siin salvestasid või ei salvestanud alguses midagi, pesitsesid ja tegutsesid päris palju bände. Nagu me teame, see stuudio on selline kallis lõbu, et meil ei olnudki varianti, me proovisime seda materjali nagu ise hakata vaikselt salvestama, et põlve otsas nokitsesime ja senikaua nokitsesime, kui oleme jõudnud nüüd omadega mäele nii-öelda. Et kõik vajalikud seadmed, ruumid, kõik on olemas. Et ainult tuld. Ja bändi inimesena ma võin kinnitada, et siin tuld saab. Kuidas... Ma tean, et sa olete võrrelnud seda helimiksimist kui baarmeniks olemisega, et... Jaa, olengi nagu baarmen, selline piltlikult või öeldes. Et segan siis need pillid niimoodi kokku üheks kokteiliks ja kannan teile kodudesse kätte, eks ju. Et loodame, et maitseb hästi. Ma alkoholi väga palju ei pane. Nii, aga ma kuulen, et intro vist juba käib, et ilmselt pean lavale kiirustama, et näeme kohe lava peal.
oblivion, accept your birth. järgmise loo nimi Pointless Life. Face, you lie and die, you kind of beat.
Yeah! Kõik on hea. Ma loodan, et kõik, kes meid praegu jälgivad, on terved, püsivad kodus ja teevad kõik endast oleneva, et see viiruse pandeemia saaks lõpu. Järgmise loo nimi Death from a Nightmare. Selle loo nimi on Don't Stop. Because of what you do, you could
suur tänu kõigile, kes meid jälgivad praegu. Loodan, et siiamaani on kõik terved. Igatahes järgmise loo nimi on Won't Catch Me Alive. Nüüd on aeg võtta külmkapist värske jook. Me vaatame gitarid ja kohe jätkame kavaga.
järgmisena kõlab meie kõige esimene lugu. Loo nimi on Cemetery. Järgmise loo nimi on Bits.
teil kõigil on kodus praegu hea olemine, nagu meil on praegu siin. Järgmine lugu räägib kodus pidutsemisest. Absolute Destruction! Absolute destruction.
loo nimi The end is here. Suur tänu. Meil on ainult üks lugu jäänud ja selle loo nimi on Bring It On! Let yourself be go. So raise a fist.
tänan, et jälgisite. Loodame, et näeme teid kõiki tervena järgmisel Defeat'i kontsertil. Hei! Kontsert sai nüüd läbi, ametlik osa nii-öelda siis ja me mõtlesime, et vastame siis mõnele küsimusele ka, kui et äkki inimestel on tekkinud siin live streami ajal. Ja ma võtan kohe telefoni ette ja hakkame vaatama, mis küsimused meil siin on. Nii, üks küsimus, mis on tulnud, on kuidas bänd tekkis. Bänd tekkis aastal 2010, kui hakkasime Tenno pool proovi tegema, mitte proovi alguses, aga hakkasime lihtsalt nagu koos mängima ja mingi hetk siis mõtlesime, et kuulge mehed, teeks ikka bändi tõsisemalt edasi, et ma ei tea, on kellelgi midagi lisada. Nii oli. Vaatame edasi. Olete andnud palju kontserte, kas see virtual live on kuidagi teistsugune? Võib-olla see on teistsugune ses mõttes, et see on meil... Muidu on nagu selline füüsiline inimeste kõvamalt, võib-olla pakub sellist närvikõdi ja lavaldab pinget, aga võib-olla seekord just... Oot, sul ei ole heli. Anna talle mikrofon. Nüüd on mis kuulda. Et toost on just, et see inimeste füüsiline kohalolu, mis võib-olla pakub pinget lava peal või närvikõdi, aga seekord nagu on see võib-olla see saali täis kaameraid, mis natukene ehmatab siin. Nii, loodame, et see andis vastuse. Nii, siis on küsimus. Kas praegu ikka tasub sellised laivi korraldada? Küsime otse ja keerutamata. Kes keegi tahab? No, eks see kahtlane ole natuke praegusel ajal, aga eks me hoiame distantsi üksteisega ja kanname maske ja peseme palju käsi ja saame hakkama. Ja võib-olla mainida ka seda, et meil on kõikide vajalike ametkondadega see üritus kooskõlastatud, et ei tuleks meile ja teistele inimestele jama. Nii, millega bänd veel praegu tegeleb? Kas pandeemia on kuidagi ka meie siis tegevust pärssinud? Ma ei tea, Tenno? Me praegu tegeme. Istume kodus ja mõtleme uusi laule välja. Aga kindlasti kontserdid on ära jäänud ja proovi ei saa teha. Sest teate, eile meil tegelikult peaks kontsert olema veel, aga see jäi nüüd ära. Eks tulevik ole ka ebakindel, aga eks me tee, mis peab tegema. Nii. Kuidas näete bändi tulevikku, mis plaanis lähiajal, mis kaugemas perspektiivis? Nii. Sten, vastuse, sa oskad vastata seda? No selles suhtes, et tahaks ikkagi seda inimesi lava ette tagasi ja iga laiviga ainult rohkem neid sinna lava ette, et ma ei tea, võib-olla, et kuulajaskonda suurendada. Väga õige. Ja siis on meil mõned küsimused, mis on laekunud ka YouTube'i chati, siis Hispaaniast on küsimus, kas Madis põdes haiguse juba läbi, et tal maski pole. Ma vastan talle, et pole haigust läbi põdenud veel, ei plaaniga haigust saada. Maski lihtsalt sellepärast, et maskiga ei ole võimalik laulda. Nii. Küsimus siukene, kas laul nimega Juba linnukesed ka plaadile jõuab? Ma ei tea, kes tahab vastata sellele? Kunagi ei tea, mis tulevik toob.
nii, mis siin veel siis vaatame. Küsitakse, kuna uut albumi saab. Kas me teame, kuna uus albumit saab? Ootame selle epideemia lõppu ära äkki ja siis vaatame. Nii, siis on tervitused Riiast. Karoliina ja Ainer tahavad tervitust. Just tervitame Karoliina ja Ainerit. Tere! Siis on veel Janek Viru tervitab meid Tallinnast. Tervitame talle vastu. Püsi kodus, püsi terve. Riiast tervitatakse meid. Tervitame Riia vastu. Paldies. Saldejumps. Mitme kaameraga live filmiti. Äkki näidatakse meile näppudega 6 kaamerat oli laivi filmimisel. Kas järki saab osta kohe? Võtke ühendust meiega läbi Facebooki, siis vaatame, mis annab teha, mis suurused on, mida ei ole. Siis tahetakse, et me mängime lugusid veel, aga seda vist täna ei tule, kahjuks. Ootame ära, kui epideemia lõpeb, siis vaatame edasi, mis saab. Nii, küsimus on, ma arvan, et seda võiks küsida iga liikme käest, mis on bändi enda lemmiklaul. Äkki alustame, kelle käes on mikker? Tenno, mis on sinu meie lemmiklaul? Lemmikulool äkki uuematest midagi, Bring It On näiteks. Väga hea valik. Ma oleks ise ka vastanud, et Bring It On. Nii, Gert, delegeeri oma 2 meetri kauguselt oma vastus. No ma ise pakuks Snowflake, mis siis nüüd tuleb ka uuele albumile. Uuele seni ilmumata albumile. Nii, Sten, mis on sinu lemmiklaul meie lauludest? No ma jään teiega samasse sinna auku. Ma arvan, Bring It On on praegu. Nii et bändil on ainult üks lemmiklugu, mis on Bring It On, et siis teate. Hollandist, Netherlandsilt on Greetings, greetime vastu. Greetings to Netherlands. Siit ma vist rohkem praegu välja ei leia. Aga tänan, et vaata jälgisite meid täna. Tänan, et püsite kodus, püsite terved. Ja ma üpris kindlalt võin öelda, et me näeme teid kõiki üle Eesti siis, kui see epideemia on läbi. Siis, kui kõik saavad jälle koos olla, saavad normaalselt suhelda, olla. Ja loodame, et olete terved ja ilmselt näeme juba varsti. Hei!